Eelmisel nädala lõpul me pakkusime välja võimaluse kõikidele nendele, kes on väsinud võib-olla Tallinna sellisest kärast ja liiklusest minna puhkama Rakverre. Aga kes tunneb, et ka Rakvere on tegelikult siiski liiga veel elus ja kärarikas, siis täna me räägime veel vaiksemast võimalusest, nimelt Vihulast. Ja tegelikult teil siin Vihula mõisas on ju suisa selline pakett, mis kannab nime Põgenemine linnast. Ja täpselt nii, meil on pakett Põgenemine linnast, mis on tegelikult olnud nüüd selline tõsine müügihitt juba päris terve aasta. Aga lisaks sellele Põgene linnast on meil nüüd täitsa selline uus eripakkumine, sõbrapäeva pakkumine, kus on kokku pandud kõik need mõnusad teenused, mida meie kliendid on kõige rohkem siin Vihulast tellinud. Et seal on selline mõnus majutus, seal on aktiivse sportimise võimalus, saab rentida meilt räätsasid, saab rentida tõukekelku, minna ilusa ilmaga uisutama, minna võib-olla hoopis suusatama metsa vahele ja lisaks on seal sees selline vahva massaažihooldus. Ja kui me muidu kasutame siin hästi palju selliseid oma ürdiaia hoolitsusi, oma ürdiaia tooteid, siis selles hoolduses on sees punase palmiõli massaaž, mis on väga eksootiline, mis sobib väga hästi veebruarikuusse ja millel on veel selline väga vahva salendav efekt. Ja kui me veel räägime korraks välitegevustest, siis kas see uhke saan hobusega oli ainult tänase jaoks või on seda teistel päevadel ka võimalik organiseerida? See saanisõit on tõesti meie külaliste jaoks hästi populaarne ja saanisõitu saab nautida igal päeval ja lisaks sellele on meil Vihula mõisas olemas oma farm, kus on meil oma hobused, kus väga palju käiakse just peredega vaatamas loomi. Ja muidugi Vihula mõisal on maikuust alates hoopis rohkem võimalusi, kui me avame oma puhkeküla, siis saab valmis meie basseinimaja, et on võimalik ka ujuma minna ja on meil kavalantsu-kõrts lahti ja vesiveski lahti ja selliseid vahvaid lisasid tuleb veel maikuust juurde. Ma olen kuulnud, et lisaks sellele mõnusale lõõgastusele ja looduse nautimisele, mida siin loomulikult saab, võib ka siin saada erinevaid kontserdielamusi. Ja täpselt nii. Meil on palju kontserte tulemas, tegelikult kontserte olnud meil kogu aeg aasta läbi. On suvel palju, on olnud siin talvel neid palju. On meil tulemas üks ilus kontsert Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, kus on ilus laul ja kitarrimuusika kokku pandud. Siis on meil tulemas veel mitmeid kontserte märtsikuu jooksul, kus on võimalik nautida selliseid mehisemaid ääli nagu Bonzo ja siis on Jaan Söödi kontsert tulemas, on veel Maria Listra koos keelpillikvartetiga Prezioso. Aga kõik nende kontsertide kohta on täpsem info olemas meie kodulehel www.vihulamanor.com, kus on täpselt kõik kuupäevad kirjas ja kellaajad kirjas, ka see piletiinfo kirjas. Et vaadake sealt lähemalt järgi.